Tere kõik alla turu keskmise hinna väärtuse olevate autode fännid ja täna on meil siis vaatluse all üks 2005. aasta Lexus GS300 ja esmalt jätke see numbrimärk meelde, vaadake, ta on meil nüüd Transpordiameti kodulehelt, vaadake järgi selle auto ülevaatuse ajalugu esmalt, kui te üldse selle auto vastu mingi huvi tundma hakkate ja siis saame nüüd sellest hetkest lõbusalt koos edasi minna. Ja nagu ma alustasin, siis tegemist on 2005 aasta Lexus GS300-ga, 3-liitrine V6 bensiinimootor, 183 kilovatti ja selline hõbedane ta meil siin on. Ja alustame siis nagu ikka, esmalt teeme väljast ringi peale. Siit juba kapoti pealt on näha, et roostepoiss on vaevamas seda autot kosmeetiliselt nii mõnegi koha pealt, nagu te siit näha võite, siis siin all tiiva uksepoolses osas, peegli all, ka teise peegli all, ma seda üle ei hakka näitama, teise peegli all samasugune kobrutus, aga muidu tegelikult nagu kui mitte süveneda nendesse detailidesse, siis ja arvestades hinnaklassi, siis selles vanuses auto kohta on ta üpris viisakas, et siit üht-teist leiab. Keegi on kunagi mõlkinud näiteks bensuluuki pealt. Ma loodan, et see jääb kuidagi natuke videosse näha. Siin on igastahes väike mõlgikene. Siin võime kohata roostet. Rooste on natuke läbiv teema selle auto puhul. Seda saate ka vaadata Transpordiameti kodulehelt ülevaatuste ajaloost. Aga kui kaugelt korra peale vaadata, siis pole nagu hullu. Et siin üht-teist ikka jagub. Et kas see on mingisugune lehekene hoopis. See on see, ma eeldan, et siin käib veokonks. See on konksu pealne, on siin lastmast lihtsalt. Aga ma mäletan siin taga kõrvalistuja ukse kohal siin on pihta saanud ja siin on näha, mullitab siin koopa juures taga kõrvalistuja koobas mõnest kohast. Siin ukse peal on üks mõlk. Täpselt siin on näha ka, on kriimustatud. Nagu ma ütlesin, siis siin ees peegli juures ja siin all samamoodi. Vaatame, kus ta siit näha on. Ja väljad ei ole ka kõige, ütleme, ei ole väga blingised, aga kokkuvõttes nii vana kasutatud auto kohta on ta tegelikult üsna okei. Et kõik uue auto ostjad on niigi, ei ole isegi seda videot vaatama asunud, nii et ma usun, et kõik seda videot vaatavad seda, ütleme, objektiivse pilguga, võttes asjaolusid arvesse. Siit natuke on näha tulepealsed. Ma tean, praegu on valgusel ise ees. Tulepealsed ka Priustel kipuvad päikse käes kannatada saama. Ja siin ka, ma ei tea, kas Eestis just päike see peamine faktor on, aga on kulunud lihtsalt aja jooksul, mitte midagi erilist. Vaatame sisse ka. Kiirelt näha, siin ei ole suurt midagi. Siit ikkagi juhi jalutsi matt auk on sisse kulunud ja juhi iste on kulunum ja üldiselt on kasutatud auto muljega, et ma ei oska öelda, mis siit sisust, mis järeldusi peaks tegema, kas teda on siis kehvasti peetud või on läbisõit oluliselt suurem, ma ei oska teile öelda. Kõige värskem ta välja ei näe, aga ma olen ta seest ilusti ära puhastanud. Vaadake kas või siia keskkonsooli peal, et mingi sellise esmase tolmu ja kõik mustus olen ära võtnud, et siin vahedes näiteks on, aga pealt olen vähemasti ära pühkinud ja näed, ekraan on puhas ja näidikud tegin puhtaks ja klaasi ja peegli ja niisugused esmased asjad olen seest ära korrastanud. Vaatame siit taga ka. Sama jutt, mis sees, et nagu räpane vähe siit vaibalt ka näha, aga
seal ka keegi on vist lasteistet sõidutanud, on ühe peatoe on ära hõõrunud. Tavaliselt tagaistmed on niisugused kasutamata enamus autodel. Aga siin ta on, kipub veidi selline must seest olemas auto üldiselt. Ja võtame siit kiirelt, võtame lahti ka pagasiluugi, vaatame korra pagasiruumi, siin midagi näha ei ole suurt. Kõige puhtam ei ole, aga ma olen selle üldiselt ära puhastanud, et siin ikkagi mingi väike pinmine mustus on. Siin all veokonks on alles veel. Kui ma siit nüüd ühe käega kätte saan, siin on näha ka tagavara ref. Ja tundub vähemalt, et mina nüüd ei ole ekspert, aga tundub, et kortsu ei ole vähemalt sõidetud taga ja siis korda tehtud. Isegi ma ei oska öelda, kas see on originaaltung või ei ole, aga tung on siin. Tundub sobivat ka sinna, seal on mingid kinnitused. Ta nagu päris suvaliselt sinna ei läinud. Okei, see jääb praegu nii. Ma siin ühe käega ei saa seda korda panna. Ma tulen panen ta korda enne kui proovisõidule läheme. Ja siis vaatame ka, las ma mõtlen nüüd, kus see käis. Vaatame ka kapoti alla. Kapoti alune näeb välja viisakas, suht must. Ma ei ole seda ise puhastanud. Öeldakse, et kui kapoti alune ülearu puhas on, et siis tekitab kahtlusi, aga see kapoti alune kindlasti ei ole. Seal on VIN-kood, ma ei saa kätte seda praegu, kuna mul on siis telefon on gimbali peal, statiivi peal, tasakaalustava statiivi peal ja siis ma ei saa seda igale poole viia. Üks asi, mis ülevaatusel ära märgiti, aku on lahti. Kinnitus on olemas, nagu te näete, siis aku peal on kirjutatud Audi A6. Ilmselt see on kuskilt mingisuguse A6 pealt võetud, kuigi isegi vist C5-l, A6-l ei ole nii pisik aku. Ühesõnaga, kinnitus on vähemalt olemas. See oli ka ülevaatusel märgitud, et kinnitus on olemas, aga ta on ikkagi lahti, et siia läks naturaalselt suuremat akut vaja või ma ei tea, kas ülevaatusel sobiks, kui panna sinna midagi vahele. Aga vähemalt kinnitus on olemas. Paneme need justi sinna. Võtame ta sinna. Aga selline näeb kapoti alt välja ja ongi laias laastus vist ring peal. Et polegi siin hetkel rohkem vist midagi näidata. Panen pagasiruumi uuesti korda ja teeme väikse proovisõidu ka. Enne kui reaalselt proovisõidul läheme, pean enne ära märkima, et refid on, see on esimene vasak ref, see on munaga, nagu te näete. Ja nad on kõik sellised pragulised ja aastaajale mitte vastavad, et te teaksite, et ei jääks see mainimata, tuli mul meelde siin. Okei, testsõit. Mul oli plaanis kasutada väliseid mikrofone, salvestada seda kõrinat, mida roolivõim teeb ja mida iganes, aga ei saa, kuna üks 3 aastat vana USB-C juhe on omadega õhtal ja ma ei saa ühendada siis saatjat telefoniga, lihtsalt ei saa ühendust, juhe on läbi omadega, siis käivitan auto, sõidame vaikselt parkast välja ja siis ise kuulete. Roolivõimendust ei ole. Üks positiivne asi, mis ma täna avastasin, on see, et üllatus, kliimasüsteemi alt kont toimib. Et põhimõtteliselt kont ei ole tugev, aga konditsioneer on täiesti olemas, et ilmselt vajab ainult täitmist ja oleks täitsa vinks-vonks. Vähemasti mulle tundub küll mõnus, 19 kraadi on seadistatud, tuleb jahe õhk. Et täna, ma ei tea, mis džungel siin Eestis toimub viimasel paaril päeval, aga täitsa mõnus, et õhku tuleb. Ja nüüd sõidame välja. PS tuli siis põleb autol siin tabloos. Lisaks sellele check VSC, check tire pressure system on siin ees. Aga nüüd vaikin ja kuulete ise. Roolivõimendust siis ei ole. See on 2 käega sõitmise auto ja väikene ülakeha treening.
aga peale ülikehvade rehvide ja roolivõimu mitte toimimise see auto täitsa sõidab viisakalt selles suhtes, et ma ei ütle, et kõik on korras, aga kruiisimiseks mitte mingit küsimust nagu lihtsalt punktist A punkti B. Ma sõitsin selle autoga Narvast Tallinnasse ja ma arvan, et ma olen siin veel mingi 100, 200, 300 kilomeetrit peale sõitnud selle autoga ringi igal pool. Et selles suhtes ühte mõtlen, mootor toimib, et nagu mootor null probleemi. Ferrari, mis on Portofino või mis selle nimi on. Igatahes, jah, nagu te näete, auto sõidab, pidurdab ka, praegu ma ilmaasti pidurdama ei hakka, kuna me oleme liikluses, siis sõidame liiklusvooga kaasa. Siin ees tulevad mõned hüpekad, kuulete ise, et jah, nagu jättes kõik kõrvalised faktorid kõrvale, on praegu antud hetkel siin sõitmise jaoks takistuseks ainult roolivõimu puudumine ja need põhimõtteliselt prügi, mis antud hetkel rehvidena siin auto all on. Et peale selle, nagu näete, pidurdan siin, lähme hops üle. Rehvid on head pehmed muidugi selles suhtes. Seda ei saa kurta, aga tuled põlevad, kojamehed toimivad, kliimast tuleb külma õhku, mis on tegelikult suur üllatus. Ma olen enne tänast tegelikult proovinudki kliimat. Sõidab, just raadio ka mängib, ma ei viitsi näppida, siin on isegi kassetimängi olemas, ilmselt see ka töötab. Ja selline ta on siin meil. Oleks täiesti kruiisimiskõlbulik auto, rohkemat ma ei ütle, kui see, et ta on kruiisimiskõlbulik, kui roolivõim toimiks ja rehvid oleksid korralikud, ükskõik mis legaalsed rehvid, välja arvatud need rehvid, mis siin auto all on, põhimõtteliselt võib niimoodi öelda. Teeme siit väikse tagasi pöörde. Ma väga pikalt ehk ei hakka sõitma siin, nagu näete, 2 käe roolimise auto. Kruiisime siit natukene mööda, mis ta meil siin on, Paldiski maant on selle nimi vist, mis ma olen 10 aastat saab mu Tallinnast täis sügisel tegelikult, jah, Paldiski maant. Nüüd juba vaikselt hakkavad mingid tänavate nimed meelde jääma. Sellepärast, et ilmselt roolivõimenduse ja päevasel määral ilmselt ka rehvide pärast auto kergelt ujub kohati, aga selles suhtes otse sõitmine ei ole probleem. Et täitsa kruiisib. See konditsioneeri toimimine, see oli küll nüüd väga meeldiv üllatus, eriti täna. Et ma seal just filmisin auto ümber ja hakkasin autosse istuma, mässasin mikrofonidega, mis ei läinudki siis lõpuks tööle ja sulasin samal ajal täiesti täna. Et see konditsioneer tõesti meeldiv üllatus, et kui ma oleks arvanud, et üks asi, mis selle autol kindlasti toimi, oleks ma pakkunud, et konditsioneer. Aga konditsioneer puhub külma õhku, täitsa mõnus jahutus on siin, et ei ole ühtegi etteheidet konditsioneerile. Ja nagu te näha võite, kruiisimisel null probleemi selles suhtes. Sõidame siin vaikselt. Speedoka järgi 60 on sellel autol nende rehvidega kuskil ongi enam-vähem täpselt mingi 52-3. Et täiesti ausalt kruiisime, nagu te näete, keegi mööda ka sõitnud ei ole, et täitsa ausalt sõitu teeme siin. Ja ma ütlen siin mida suurt mu siin linna vahel ikka demod on, et keerame siit natuke majade vahele, sõidan natukene veel, rool on nagu jõusaali masin, eks, võib-olla nii hull ka ei ole, aga ikka on ka
ütleme, ma olen keskmisest natuke suurem inimene ka, et võib-olla selle võrra on lihtsam. Seal on ees üks hüpekas, 2 tükki isegi sõidame nendest veel üle. Ma pidurdama ei hakka, mis on 30 umbes sees. No, selles suhtes punktist A punkti B oleks toimib roolivõim ja lisaks kuluksid ära ka normaalsed rehvid ja oleks täitsa pill. Aga nagu ma ütlesin, Transpordiameti koduleht, lööge numbrimärk sisse ja vaadake ülevaatust ajalugu. See on kõik, mis ma ütlen. Ops. Et rohkem kommentaare mul ei ole. Mina ei ole elukutseline mehaanik, ma ei ole ei õppinud, ei tööta sellel alal, ma isegi ei tööta üheski autodega tegelevas firmas, see on puhtalt minu hobi ja mina enda teadmiste eest vastutust ei võta, kui tohib niimoodi öelda, et see võtaks lühidalt selle kokku niimoodi. Vaatame natukene kiirendab ka. Väga hoogu ei ole mõtet minna. Seda ma ei oska teile öelda. Tundub nagu, et kõik käigud ei ole olemas kogu aeg. Siis teinekord jälle nagu oleks. Taaskord jälle ma ei ole ekspert kahjuks, ma ei oska öelda, aga no, nii palju ma ikka saan aru. Vaatame, ma korra proovin. Minu meelest, kui siin läksid power mode'ile, siis nagu toimis see käigumajandus nagu paremini. Mul on siin telefon ees, millega ma panen GoPro'd salvestama, need ühe käega väga ei kannata sõita. Mingid käigud nagu oleks. No, esimene on olemas meil. Teine. No, samas ta sõidab, eks noh. Et võib-olla siis käigukastile kuluks ära üks õlivahetus ja toimiks ta ka nii nagu peab. Praegu nagu ta sõidab, välja surema ei hakka. Keeran siit ringi, ega siit väga kuhugi sõita ei ole hetkel, et väga pikaks seda venitama ei hakka. Ütleme, viga nüüd ei ole midagi, aga ütleme, mingi tohutu mõnu sellega sõita ka ei ole, selle roolivõimu ja nende rehvide pärast. Ma teeks siin natukene pätti, aga kuna tööpäev on keset päeva, siis ma ei tee ka. Siin on mingi kivid ja vahed ka ja pole vaja siin. Okay. Nii palju tegin teile pätti. Paneme veidi vürtsi ka ikka siia review lõppu. Aga see olekski kõik. Et selline ta sai meil siin. Väike proovisõitja, 2005 aasta Lexus GS300, 274 PXL oli numbrimärk vist. Ja kes siiamaani vaatas, siis tänud teile vaatamast ja kohtumise nägemiseni ühes või teises kohas. Mingi tohutu pauk käis siin, ma loodan, et see minu tagurehv ei olnud, aga jõudu!